Näide, kuidas Ampwise AI aitab automaatselt teha ostutellimuste kinnitusi. Kui sinu ostuinimesed teevad ostutellimuse kinnitusi enda hankijatele ja tarnijatele, siis kindlasti nad saavad ka ostutellimuse kinnitusi. Ja nende ostutellimuse kinnituste peal on tavaliselt kõik informatsioon, mida peab ostuinimene kontrollima. Kas õiged tooted kinnitati, kas õiged kogused kinnitati, kas on õiged tarneajad, kas on õiged hinnad ja kõik see on käsitöö ja inimene võib eksida. Ampwise aitab selle otsa automatiseerida. Ehk siis, kui sina teed ostutellimuse enda majandustarkvaras ja sa saad tagasi kinnituse enda hankijalt, siis automaatselt me näitame mailboxis, kui täpne see kinnitus hankija poolt oli. Siin on lihtne näide, ehk siis hankija kinnitas 100% täpselt enda kinnituse. Kui ma vajutan nüüd Ampwise'i nupu peale, mis töötab siis nii Outlookis kui ka desktopi äpis Outlookis kui ka brauseris, siis siin on hästi näha, et hankija kinnitas mulle kõik need tooted, mis ma ostsin. Ta kinnitas mulle tarneaja, mis on siin kenasti nähtaval, ja lisaks sellele meie süsteem saab automaatselt lisada ka transpordiaja. Ehk siis, kui sa tead, et selle hankija juurest läheb näiteks 7 päeva, kuniks see kaup jõuab sinu juurde, siis me saame automaatselt selle informatsiooni siia lisada. Lisaks näiteks suudame panna külge selle, et kui kaup pannakse teele igal teisipäeval, siis me teame, et millal see arrival date võiks sinu lattu olla. Ja kui siin kõik on kenasti kontrollitud, kõik on kenasti näha, siis saab vajutada nuppu Send to ERP ja see informatsioon saadetakse siis otse majandustarkvarasse. Ehk siis kõik need tarnekuupäevad automaatselt uuendatakse ära ja see manus on samuti kaasa tulnud. Ja kui see tellimuse kinnitus on ära saadetud, siis on siin kenasti näha, et on completed. Aga kindlasti on teil olukordi, kus tellimuse kinnitus ei ole 100% täpne. Siis sellisel juhul näitame siin kenasti ära, et on 83% täpne. Kui ma nüüd vajutan Ampwise'i nuppu, siis siin on kenasti näha, et midagi on valesti. Näiteks on siin hind. Üks on see ostuhind, millega sina soovisid osta ja teine on see hind, millega siis hankija sulle need tooted kinnitas. Või näiteks sa tellisid ühte tooret 100 tükki ja tema saadab selle toote sulle 2 osas. Esimese osa saadab sulle augustis ja teise osa saadab sulle septembris. Ehk siis me splitime selle 2 erinevale reale. Lisaks sellele saame ka tuua ilusti välja, kui näiteks hankija lisab sinna tooteid juurde, mida sa tegelikkuses ei tellinudki. Või näiteks mõni toode on üldse puudu, et ta ei saa sulle seda toodet tarnida. Nii et kõik need erisused me toome siin kenasti välja ja sina lõpuks saad lõppkasutajana valida, kuidas sa soovid neid erisusi arvesse võtta. Kas sa soovid uuendada enda ostutellimusel hindasi, kas sa soovid uuendada koguseid, lisada tooteid, võtta ära tooteid, et kõik see on enda kasutaja valikus ja teha. Ja kui sa oled selle valiku ära teinud, siis sa võid siit jällegi vajutada Send to ERP ja informatsioon saadetakse majandustarkvarasse. Nii et kui sinu ostuinimesed endiselt käsitsi kontrollivad ostutellimuse kinnitusi, kontrollivad tooteid, koguseid, hindasi, siis kogu selle töö me saame AI abil automatiseerida, nii et ostuinimesed saaksid teha väärtuslikumat tööd, suhelda hankijatega, rääkida läbi tingimusi ja saame anda neile juurde circa 80-90% aega.